Kallid sõbrad ja head kolleegid, mul on hea meel tutvustada teile lühiselt videod Narva Haigla õendus- ja hooldustöötajate tööst. Selle video pühendame kõigile meie kolleegidele, kes töötavad tervishoiu- ja sotsiaaltöösüsteemis ning soovime veidi ennast rääkida. Õdede päeva eel mail 12 valmistasid Narva Haigla õed ette lühikesed reportaažid oma tööst ning ma olen rõõmuga antud neile selle võimaluse. Kuid enne seda tahan öelda, et Narva Haiglas töötab 260 õendustöötajat ja 170 hooldus- ja abitöötajat ning moodustavad suurema osa kogu haigla kollektiivist. Nendest töötavad koostöös kliiniku või teenistuse juhiga 20 õendusjuhid ning tegutsevad igapäevaselt selle nimel, et tervishoiuteenused oleksid kvaliteetsed, patsiendisõbralikud ning inimestele kättesaadavad. Narva Haigla erakorralise meditsiini osakond oli renoveeritud aastal 2020. Pärast seda me saime 2 arsti posti ja praegu meil on juba 4 ööposti. Alustame sellest, et kõik töö Narva Haigla erakorralise meditsiini osakonnas alustatakse triaažist, kuhu pöörduvad inimesed oma kaebustega terviseseisundile. Ja kiirabi tuleb ka triaaži kaudu. Triaažis õde teeb registreerimist patsiendi, esmast läbivaatust ja osutab esmast erakorralist abi vajadusel. Pärast seda inimene saab aru, mille arsti poole ta pöördub, kas ortopeedi või terapeudi. Sel aastal meil oli natukene kõik ümber ehitatud. Me lisasime šokiruumi ööposti. Veel me teostame raske haigete transpordid Narva Haiglast Tartu Ülikooli kliinikumi või Tallinnasse. Oleme rõõm, kui inimene saab abi, mida ta vajab ja tema terviseseisund paraneb. Narva Haigla kiirabi on anestesioloogi intensiivravi ja erakorralise meditsiini kliiniku osakond. Oleme Narva Haigla meditsiiniline teenus Narva ja Narva-Jõesuu linnade ja lähiümbruse inimestele kiirabi osutamisel. Igapäevase 24-tunnises väljasõiduvalmiduses on 4 kiirabibrigaadi. Igal aastal vajab meie teenust üle 15 000 inimese, nii kohaliku elaniku kui ka sõitnud turisti külla. Tahan tutvustada meie kliinikut. Siin on kirurgiosakond, eriarstide ambulatoorsed vastuvõtud, endoskoopilised uuringud, operatsiooniblok ja sterilisatsioonilabar. Juba 2 aastat kirurgia osakonnas töötab intensiivravipalaat. Kliinikus toimuvad ka õdede iseseisvad vastuvõtud. Meil on ortopeedi, uroloogi, haavaravi ja stomi iseseisvad vastuvõtud. Juba 2 aasta kestel on meil võimalik opereerida pusa- ja põlveligiseid. Narva elanikele see on väga mugav, ei pea ju kusagile mujale sõitma. Kõik need operatsioonid saavad nad teha oma kodulinnas. Rõõmu pakub see, et praegu meie kollektiivis palju noori. Muidugi tahame, et kõik need noored meedikud ja ka uued tulijad jääksid siia kauaks. Sissekliinik on kõige suurem kliinik Narva Haiglas. Anname abi patsientidele nii statsionaarselt kui ambulatoorselt. Meie töö eesmärk on kaasaegse kvalifitseeritud abi osutamine ning individuaalne lähenemine igale patsiendile. Meie kliinikus töötavad 159 töötajaid, neid 68 õde, 3 abiõde ja 39 hooldajat. Meie kollektiiv on sõbralik professionaalne meeskond, kus austatakse ja hinnatakse igaüks. Esimene infektsioonikontrolli teenistus Eestis oli korraldatud Narva Haiglas. Tänapäeval teenistuses töötavad 2 õed ja arst. Infektsioonikontroll on tähtis struktuuriüksus haiglas ja mängib olulist rolli patsientide ja personali ohutuse tagamisel ning nakkuste leviku ennetamisel. Peamine ülesanne on nakkuse puhangute ennetamine patsientide ja personali hulgas. Infektsioonikontroll tagab personali koolituse, nakkuste ennetamise, hügieeni ja ohutusreeglite osas, mis võimaldab personali rakendada
järgida infektsioonikontrolli standardeid tõhusalt ja minimiseerida nakkuse leviku riski. Jälgib antimikroopsete ravimite õiget ja põhjendatud kasutamist nakkuste raviks, et ennetada antibiootikumite resistentsuse teket ja säilitada nende efektiivsust. Radioloogiakliinik on radioloogilise piltdiagnostika tegelev üksus. Radioloogial on oluline osa tänapäeva meditsiinis, aidates parandada patsientide ravitulemusi ja elukvaliteeti. Meie kliinikus töötavad 20 inimest, 3 radioloogi, 5 radioloogiatehnikut, 5 radioloogiaõde, 1 ultraheliõde, 1 abiradioloogiatehnik ning 5 registraatorit. Radioloogilised uuringud võimaldavad arstidel näha struktuuride detaile ning tuvastada võimalikke haiguslikke muutusi, mis annab võimalust panna täpsema diagnoose ja välja töötada sobivamaid ravistrateegiad. Ja radioloogia on arstiteadusharu, mis kasutab spetsiaalset kiirgust diagnostilisel või ravi eesmärkidel. Naistekliiniku töö on suunatud naise tervise toetamisele kõigil eluetappidel. Kaasaegne haridus võimaldab ämmaemandal saada iseseisvaks spetsialistiks. Meie ämmaemandad viivad läbi iseseisvat vastuvõetud, sealhulgas imitamise ja rasedusdiabeeti nõustamine, emakakaela uuringud ja koduvisiidid. Kliinikus ka töötab noorte nõustamise kabinet ja selle uste taga sünnib uus elu. Siin toimub sakrament. Ämmaemanda hoolivad käed võtavad vastu meie beebid ja annavad nad üle õnnelikele vanematele. Head teed, meie lapsed! Olge terved ja õnnelikud! Iseseisev õendusabiteenus nii statsionaarse kui ka koduõendus stabiilses seisundis patsiendi jaoks, kes vajab jälgimist, õendusabi ja arsti poolt määratud raviprotseduuride teestamist. Meie klientideks on peamiselt eakad inimesed pärast raskeid haigusi ja vigastusi ning nende lähedased, kes vajavad abi lähedaste elu korraldamisel, arvestades muutnud terviseseisundit ja kehalisi võimed. Hospitsi patsiendid, see on inimesed raskes seisundis, kellel edasi elule prognoos on väga tõsine. Palliatiivravi põhieesmärk, symptomaatiline ravi, valuravi, inimeste väärtuse säilitamine ja on tagada patsiendidele ja tema lähedastele võimalikult suur elukvaliteet. Meie osakonna eesmärk ei ole patsiendid uuringute läbiviimine ja uute haiguste otsimine. Me püüame leevendada tema seisundit, hoida kroonilised haigused kontrolli all, õpetada teda oma vajadustega toime tulema ja aidata lähedastel korraldada edasist koduhooldust, kui see on võimalik. Taastusravi on aktiivravi lahutamatu osa. Taastusravi on suunatud härunud funktsioonide taastumisele, säilitamisele või puudega kohanemisele. Igapäevaselt me tegutseme erinevate diagnooside ja inimestega, kes vajavad abi taastumiseks, kas peale haigestumist või näiteks traumat. Meie peamiseks eesmärgiks on iga inimese elukvaliteedi parandamine. Taastusravi on alati multifunktsionaalne. Eriarst või taastusarst diagnoosib haigust, füsioterapeudid tugevdavad füüsilist tervist, logopeed parandab kõnefunktsiooni, massaažijad vabastavad lihaspingest ning taastusajad aitavad sümptomeid leevendada tänu füüsikalisele ravile. Igale patsiendile on oluline, et haiglakeskkond oleks talle turvaline ja osutatud teenus kvaliteetne. Patsiendi ohutuse tagamine on tervishoiutöötajate igapäevase töö osa ja samas ka meie kohustus. Üheks keerukaks väljakutseks on järelkasvu tagamine ning uue erialaspetsialistide kui ka õendusjuhtide näol, mis saab toimuda tihedas koostöös kõrgkoolidega. Õdede osas ma oskan öelda seda, et õdede töös on tulevikus vaja jõuda arsti tarkuse tasemele, nii et soovin kõigile selles õpingutes palju jõudu ja tere tulemast Narva haiglasse.